Tere taas, head saatekuulajad! Saates osalevad elektriinseneri õppejõud Andres Saukas ning saadet juhin mina, Maarja Maripuu, tuntud sisulooja ja suunamudijana, konservatiivne mõtiskleja ja uudisteportaali eesti.com toimetaja ning saatejuht. Tehnokrat alustab. Eelmine saade Tehnokrat 12 võeti hästi vastu ja samuti laekus palju küsimusi energeetika kohta nii Eestist kui mujal. Nii et jätkame tehnokraatlike uudistega nii maailmast kui ka Eestist ja proovime koos ka vastuseid leida. Miks Eesti kiirustab kliimaseaduse kehtestamisega ja kui paljudes Euroopa riikides on kliimaseadus? Kas Saksamaa tuuleenergia illusioon on purunemas? Palun, Andres. No tervist ja mõistust, tarkust, nagu alati soovin teile. Küsimused on väga head ja vajalikud, sellepärast see kliima on juba, nagu tehnokraatia ütlen, minusuguseid ära tüüdanud, sest kliimat me muuta ei saa. Olen sellest ka mitu korda rääkinud, kliima on niimoodi päikese nurk, mis ülevalt tuleb, on troopiline kliima, kui lagi pähe tuleb see päikese energia. Ja kui ta tuleb horisondile, on seal talvel, vot see on kliima, see on siis külmkliima, mereline kliima. Aga muuta natukene saab seda ilma igasuguste riipudega, lennukitega ja nii edasi, nii edasi. Ja lähme siis jälle slaidide vaatamisele, nüüd kliimaseadused on küsitud ka, kui palju riike omavad kliimaseadust ja miks Eesti kiirustab kliimaseaduse kehtestamise, kui paljudes riikides on siis kliimaseadus. Näete, see kliimaseadus on, aga alguseks ma ikka ütlen ära, vaadake, mida ütles kuulus Albert Einstein, relatiivsuse väljamõtleja. Tema ütles lihtsa lause, et seadused on vajalikud lollidele, aga nendele tarkadele või geeniustele, nemad saavad ka kaoses hakkama. Need ilma seadusteta nad oskavad ka elada, geeniused, ja kui on kaos ka, kaos on sõda või midagi, ei ole, nad hakkavad mõtlema ja nad saavad hakkama. Seda arvan mina isiklikult. Need, kes te vaatate siin, küll te saate ka mõteldud ja kaasa, mis saab edasi. Ja vaadake, lihtne on. Eesti valitsus on alati olnud igasuguste käskudega täitmisega eesrinnas, kui see 30 aastat tagasi laulsime ennast hooga vabaks, siis kohe käskusid hakkame kohe kiiresti tegema. Ja mäletad, oli meil hiljuti 2 kraanikausi nõue, mida Euroopas ei kasutata kunagi ja mis tuli välja, et on siin meil soovitus ainult oli, aga saime küla ja väikeste linnade sööklad kinni panna oma ametnike suure agarusega, kes olid eesrinnast, tulid jälle, et saime seal ära, seal ei ole 2 kraanikaussi ja tamast tuli, mäletate, suhkrutrahv, mitte keegi ei saanud aru, miks me pidime seda maksma. Noh, ja võt nii ta on. Ja nüüd küsimus paljudes riikides on siis, näete, 15 Euroopa riigis on kliimaseadus. Ja need riigid on Belgia, Bulgaaria, Küpros, Taani, Prantsusmaa, Saksamaa, Kreeka, Läti, Luksemburg, Põhja-Makedoonia, Portugal, Hispaania, Sloveenia, Türgi ja Ühendkuningriik ka, ta on nagu Euroopa territooriumil on ja vaadake see Bulgaaria ka on nagu territooriumil ta liige nagu ei ole või selles riigis. Ja siis järgmine küsimus, näete, esitame ära, kui neil on nüüd see kliimaseadus olemas, kas see on nüüd kasulik?
et kas kliimaseadus Saksamaale, Hispaaniale ja nii edasi on kasulik, needsamad Euroopa riigid, kellel on, vaatame siis koos allpool olevaid uudiseid jälle energeetikast. aga üks asi on selge, et kõik need riigid hakkavad varsti hooga ikka tuumaenergeetikat toetama, see on ainukene selline pool, mida saab rutem käivitada. muidugi teine pool, mis veel kiiremini on käivitav, on need nafta tühjad torud, igasugused striimid, ühed, kahed, need uuesti käima tõmmata, kõik need ära ja saavad oma nafta ja gaasijaamad, elektrijaamad käima tõmmata. Ja siis hakata edasi mõtlema, sest tavaliselt läheb ikka 10-12 aastat, läheb tuumajaamade uusehituseks. Ja nii edasi, nii edasi. Muidugi saavad kiiremini, kui on juba kogemused olemas, aga praegult tuumajaama spetsialistid on juba välja surnud see põlvkond, kelle peale me toetame, seda saame näha. Nii USA-s on 90. ja Kanadas olid viimased tuumajaamad ehitatud, nüüd lahutage maha. Mitu aastat tuleb ja kes siin spooga ehitavad, on Venemaa ja Hiina õpib venelase juures, nii et nemad saavad ruttu püsti need moodulid ja kõik asjad. See on minu subjektiivne mõtlemine, sest ma tean, et kui ikka koolis sa ei pea ja hindeid ei tohi panna, see teeb lapsele hinges trauma, siis peab klassi juhatama, temaga pidama motivatsioonivestluse. Mis see motivatsioon on, ta ei saa seda kunagi teada, sest teislik on harjunud kodus tühjalt tööma ja kõrvaklappidega kuulama. Ja see oli kõrvalpõige natukene mõtlemiseks ja lähme siis edasi. Näete, pealkiri on olemas jälle 15. mai. Saksamaal on tuuleenergia illusioon purustatud. Berliini rohelise energiapoliitika on kokkuvarimise äärel. Näete, nad ise juba asjadega saavad aru ja nagu olete kuulnud, eile oli ka uudis siin, et 40. aastaks on nagu Euroopa energia või kliima või mis asi on pehmendatud, et ei ole vaja ikka kohe 100 panna, nii et momendiks piisab 90%. Nii et näete, siin on kõik, kui sealpool asi on varisemas, siis siin 2 nädala või mis meil on nüüd, jõuab siia ka see Euroopa omanad. Muidu ta tuleks kiiremini see info, aga ma võin teile öelda, miks see info nii kiiresti ei tule. See ei tule sellepärast, et mäletate, Kaja Kallas ütles, lugege huultelt. Ja kui ta kõlaga ei tule, ja siis huultega peab siis mitu seda huulte lugejat ja kätevehkijat vaatama, kas nad saavad sõna kokku. No vot, see on põhiline, muidu tuleks kiiremini info. Ja näete, Saksamaa kannatab praegu tuulepuuduse all. No vot, seal ei ole praegu tuulevaikus. See mõjutab eriti tuuleelektrijaamade operaatoreid. Ja seega varem või hiljem ka Saksamaa elektriturg ilma peale ei saa lootma jääda. Näete, siin ta räägib ilmast, mitte kliimast. Lootma jääda, eriti kui tahad seda kasutada tööstusriigile elektri tootmiseks. Nii et Saksamaa oli nagu tööstusriik ka ja Hispaania ka, aga kui nad ei tahavad ainult võtta vastu neid migrante, nagu öeldakse, et nad õhtuti nalja teeks ja pulli teeks. Siin on ju uudiseid küll, et on põletatud maha ka ooperi ja väiksaal ja selliseid Saksamaal. Nii et lähme siis selle infoga jälle edasi. Et võtame selle lahti, siis näete põhjus, mis on, nad on siin ilusti teinud ja siin tasub ka mõelda, et ega meil ka nii väga palju seda tuult ikka ei ole ka, kui hakata vaatama. Saksa energiapöörde arhitektid seisavad silmitsi oma illusioonide varemetega, näete. See, mida Berliini poliitiline eliit pidas peatamatuks protsessiks, osutub nüüd Saksamaal äritegevuse asukohana ohtlikuks eksperimendiks. 15. mai. Saksamaal on tuuleenergia illusioon purustatud. Berliini rohelise energiapoliitika on kokkuvarimise äärel. Näete, see, mida Berliini poliitiline eliit pidas peatamatuks protsessiks, osutub nüüd Saksamaal äritegevuse asukohana ohtlikuks eksperimendiks.
tuule kiirus langes, näete, 2025. aasta esimeses kvartalis ajaloolise 50 aasta madalaimale tasemele. Nähtus, mis tekitab paanikat nõndanimetatud rohelise revolutsiooni taga olevatele võimustruktuuridele. Ja näete, siin ma jälle võin teile nagu öelda, keegi looja juhib seda süsteemi, et see süsteem nii väga lolliks ei lähe, võtab natuke tuult ära ka. Aga ma räägin, see on nüüd lihtsalt minupoolne selline mõte. Nii, see subjektiivne mõte. Ja näete, hiljutine aruanne kohaselt kinnitab Saksamaa ilmateenistus keskmise tuule kiirusega alla 5,5 meetri sekundis. No vaadake, palju meil seda tuult on, proovige teada saada ja siis vaadake, kas seda ka on. Kogeme tuuleolusid, mida viimati mõõdeti 72-73 aastal. Tagajärjed on laastavad. Tuuleenergiast saadav elektrienergia tootmine kukkus üleriigiliselt dramaatiliselt 31%. Need võivad seal olla sadadega üleval, aga 100-st näete 30 nagu ei tööta, siis võtame nii jämedalt. Katastroof tööstusele, mis õitses miljardite dollarite suuruste toetuste ja poliitiliste privileegide toel. Vaadake, kui hästi. Maksumaksja maksab, need tulevad, need dollarid. Meil on ju väga lihtne, meil kui siin mingi eelarve kokku pannakse, siis see majandusministeerium leidis, või õigemini koristaja leidis jälle mingid miljonid, et need paneme siis sinna SKP-le peale kuhugile, et ostame nende asju, mis tapavad. Nii et Cuxhavenist pärit tuulepargi operaator PNE on selle kriisi ilmekas näide, näete, 1,1 miljoni suurusest ärikasumist langes ettevõtte 7,1 miljoni euro suurusse kahjumisse. Näete, siin saab kordadega võtta või? 6 korda või peaaegu, noh. See ei ole üksik juhtum, vaid sümptomaatiline juhtub, et süsteem on ehitatud liivale või õigemini on ehitatud tuulele tööst. Tõde, mida keegi Berliini võimuringkondades, kus domineerivad rohelised globalistlikud poliitikud, rääkida ei taha. Näete, ei viitsi, ei oska, lugege ma huultelt, see on nii lihtne. Ega siis Eesti on väike, ta võtab sealt ikka malli. Saksamaa on ohverdanud oma usaldusväärse energiainfrastruktuuri ja muutnud end sõltuvaks looduse kapriisidest. Eelmise talve tume madalseis, seda saate kõiki lugeda sealt Report 24, mis see tume madalseis oli, seal kõik viited on olemas. Viis Saksamaa elektrivõrgu peaaegu põlvili, sellest meil ei ole keegi rääkinud, kui on blackout ikka, voolu ei ole terve pool päeva, 12 tundi inimesed istuvad liftis kinni näiteks, see on põnev värk, välja ei saa, tuleb nagu kõhuhäda või kõhutuuled, ventilatsioon ka ei tööta, istud seal, ma ei tea, ei taha küll istuda, ei anna kosmosekambrit kuidagi välja. Nii et põlvili näete võrgu. Elektrihindade plahvatusliku tõusu tõttu oli Saksamaa sunnitud häbiväärselt naaberriikidest energiat importima ning salaja tavapäraseid gaasi- ja sööküttel töötavaid elektrijaamade tööd suurendama. See annab ju sarnase variandi välja nagu meie see saartalitus või et kui meil ei ole, tõmbame mõned sagedus stabilaatorid vändaga käima ja siis natukene põletame ka gaasi ja kõik on korras. Siin on näha küll asju. Ja vaatame siis ka seda edasi, näete ise. Ja nendel ongi, näete, gaasiküttel töötavad elektrijaamad on varuvariandina, aga kus nad gaasi saavad? Kui torud on katki ära lahti ühendatud Venemaa.
see oli ära, mõlemad ju teenisid, nii Venemaa teenis gaasimüügist ja nemad teenisid Mercedes-Benzide ja Saksa autopark toodanguga, aga lugege, nende suured tehased kõik seisavad. Keegi meile sellest ei räägi, aga uurige Saksaga. Ja näete, eelmise valitsuse roheline majandusminister, ta oli selline Robert Habeck, püüdis paratamatult plaani edasi lükata. Tema plaan 40 uut gaasiküttel töötavad elektrijaama aastaks 2030. Me saame need 40 gaasiküttel valmis, aga gaasi ei ole. Me võime neid ehitada, nii nagu meil tuleb see Rail Baltica, üks rong hakkab sõitma võib-olla 2 nädala tagant või rohkem, ma ei tea. Sellepärast keegi ei ole rääkinud, mis ja kelle jaoks. Ametlik narratiiv, need narratiiv on väljamõeldis, räägib sillatehnoloogiast ja tulevasest vesiniku kasutamisest. See on läbipaistev narratiiv energiapöörde ebaõnnestumise varjamiseks. Tegelikult on see tunnistus, et tuule- ja päikeseenergia on põhimõtteliselt ebausaldusväärsed. Näete, see tunnistati üles Hispaanias Pürenee poolsaarel juba. Ja need ütleb Saksa elektrivõrk, mis oli kunagi tehnilise tipptaseme eeskuju. Tuletan meelde, neil oli 33 tuumajaama Saksamaa. Natukene mõned jäid alla, sest seal 40 või 57 on Prantsusmaal ja rohkem, ülejäänud olid üksikud. Hispaanial oli ka mõned, eks vaadake. Ma olen neid aadressi pannud, Priss lööte sisse, siis näete tuumajaamade koht. Ja need on ju pandi lihtsalt kinni. Las seal mulksuvad oma ette. Elektrit ei tooda, aga jahutama pead. Nii, näete, oli eeskuju. On kokkuvarimise äärel. Pühade ajal, kui tööstuslik nõudlus langeb, uputab kontrollimatu päikeseenergia süsteemi üle. Tööstust ei ole, nüüd ei ole, kõik lähevad ära ja viib selle füüsiliste piirideni. Kiirustades vastu võetud PVK akt pole midagi muud kui meeleheitlik katse ravida eksliku energiapoliitika sümptomeid. Näete, siin see akt hakkab ka kokku jooksma. Ja näete, mõned numbrid. Saksamaal on ligi 150 gigavatti päikese- ja tuuleenergia tootmispotentsiaali ning ligi 125 gigavatti tavapärase energia tootmise potentsiaali. Näete siis, 125 annab siis gaasijaamad välja, 150 üle on päikese ja tuul. Kui need arvud kajastavad paigaldatud võimsust, mitte usaldusväärset varustust, need kui üks ära kukub, siis see on. Ja näete, lõpp on ära, kui tuul ei puhu ja päike ei paista, jääb Saksamaa ebapiisava tavapärase võimsuse, sealhulgas tuumaelektrijaamade lammutamise tõttu pimedusse. Või maksab imporditud elektri eest üüratuid hindu. No vaadake, need on nüüd ilusti siin asjana paigas ja tuletame meelde, siin ka eelmiseid saateid vaadake, seal me võtsime ilusti välja, et Norra valitsus andis info teada, et sügisel ta enam ei kavatse Saksamaale elektrit anda oma Norra elanike maksude näol, et praegult on tal talveni või suvini veel aega natukene, sest seda praegult suvel jääb igal pool natuke üle. Ta võib panna, aga talvel, kui seal Norras on ikka külmem kui Saksamaal, siis ta teeb 1-0 ära. Ja Eesti mõtlejatele inimestele ja soovitan ka tehnokraat, insenerid, mõelge ja vaadake neid numbreid. Me lähme pika inertsiga järgi, aga ärme ole sama aktiivsed nagu 30 aastat tagasi, et ruttu vaja panna need 2 kraanikaussi, üks kala ja üks selle liha jaoks, et see ei ole üldse söödav värk, aga vaadake, mis Euroopas ja Aasias on, ta lõikab seal samas sinu nähest lambal kõri maha, teeb sulle seal šašlõkki valmis, ise on
selle asjandusega koos ja ei ole kuulnud, et seal nüüd vaja pandeemiasüste panna ja muud asju. Nii et minu poolt on kõik. aitäh sulle, Andres. ma mõtlesin selle asja peale, mida sa nüüd viitasid siin sellele samusele suhkrumaksule. ja tegelikult mina näen seda, et see suhkru ärakeelamine, see ongi suur äri ja see suhkrumaksuga suruti riike siis minema üle suhkruasendajate peale. Ja muidugi televiisoris tehakse ju rahvale ajupesu ka kogu aeg, et siin on null suhkrut ja maitse ei muutu, aga me ju kõik teame ja oleme ju suhkruasendajaga jooke joonud, kõigil on see suhkruasendaja maitse on juures. et, et selles suhtes jah, et see on suur äri või mis sina arvad, Andres? nii muidugi on suur äri, vaadake, laseks põllumehel toota seda nimetatud, nagu nad nimetatud mahepõllundus. Põllumehel oli see mahepõllundus kogu aeg oli mahe, aga panna nimi juurde. Ja siin eelmise saate lõpus oli ka küsimus näiteks selline, kas rohepööre energeetikale on siis kahjulik. Ei ole rohepööre ära, aga kõiki tuleb teha mõistlikult. Ja kuna need suhkruasendajad ja kõik need muud asendajad ei ole inimesele mõeldud, nad on mõeldud kellele? Tehissüsteemile, tehisvärgile, ütleme nagu need nafta või kütus või gaas, seda sööb mootor panema meerega. Mina ei taha nafta või õli, seda mootoriõli kuidagimoodi süüa ja ta tapab. Ja vastupidi, paneme siin päevalilleõli või mingisugust muud, mootorisse ta ei lähe ja ta ongi inimkonna lõhkumine suur äri, täpselt sama nagu seesamane, toome siia nüüd neid vange, saame mingi 800 €, mida keegi ei näe. See on ka samasugune äri, et lõhkuda see süsteem ära ja metsad ära kulutada. Mõtelge, kui palju meil oli siin seenemetsi, palju meil sai neid loomi, jahimeestega käest küsige ka, nad said ikka mõne põdra kätte. Aga nüüd, mis toimub, kui metsa ei ole, paljudele tulevad karud juba õue peale, tulevad linna. Ja kui ta käib ja kusagil ei ole, siis arvestage, järgmine talv ta enam järglasi ei anna. Ta on ise kartusest, ta kardab ja kardab nii, nagu inimene kardab. Oleme vait, oleme ära, küll me vastu peame. Me ei pea vastu, sellepärast kui tuuakse teine liik sisse. Nõukaajal toodi ka vähid olid, mulle meeldis Eesti vähk, oli pisikene, oli maitsev, siis toodi Kanada vähk sisse ja mis juhtus, Eesti vähid ei suutnud paarituda nendega ja polnudki enam Eesti vähki ja nii edasi, nii edasi. Sinu mõte on selle kohta ja küsimus ja on kõik väga õige ja loodame, et inimesed panevad veel küsimusi juurde, nii et katsume nendega maadelda ja visata see hirm nagu välja, sest näete Saksamaa, miks meie saateid nagu vaadatakse ka Saksamaa, Norra suured on juba lõpusirgel ja nendel võetakse ka asjad juba tõsiselt ära. Ameerika on esimene. Järgmistes saadetes vaatame, ütleme salaja natuke ette ka vesiniku poolt ja tuumasüsteemi, mida Trump seal teeb ja kõik need VNN-id võtame läbi. Et meil on natukene, aga me peame nüüd vastu panema, talv ei usu, et tuleb nii väga lihtne. Nii. Siinkohal lähekski edasi küsimustega. Kas Saksamaal on energia rohepöördel antud valed lubadused? Kas Saksamaa majanduse suveräänsus on nüüd millegist sõltuv? Palun. Nii, küsimus oli väga hea ja vajalik. Ja näete, küsimuse all on ka sama seis on, milline on siis tootmine ja kas on tehtud valed otsused. Näete ise, Report 24 News, lühendusega olen teinud saksa keele info, saksa keel meeldib rohkem või nagu võin ka öelda, et valdan ka natuke paremini.
inglise keelt ja nii edasi, saab aru. Ja näete, missugused otsused on tehtud. Elektrienergia tootmiseks tuule- ja päikeseenergia üleminek on seotud tühjade lubaduste, kõrgemate kulude, tarneriskide ja uute sõltuvustega. Rohelise globalistliku ideoloogiaga kaasnevad tohutud moonutused, kuid maailm vajab taskukohast ja turvalist energiavarustust. Näete, siin ütleb kõik ära, mis on ära. Näete ise, tühjad lubadused, et oi, see on jõle ja roheline. Siis kulud on kõrgemad, sa pead peale maksma, väljalülitamise hoolduste peale. Siis tarneriskid, näete, kas tulevad need jupid kohale, kui teil seal mingi päikesepaneel on rikki läinud ja sõltuvus. Ja näete, et tänapäeva ühiskonnad vajavad stabiilset, turvalist ja ennekõike taskukohast energiavarustust. Selle tänapäeva võiks eest ära võtta, sest tänapäev aeg nagu on olnud konstantne, oli ennem vajalik stabiilsus, turvalisus ja taskukohas. Ja ka tulevikus, ütleme nii, on teda vaja, ei ole neid sõdu vaja, aga neid mõeldakse välja sellepärast, et mingisugust lollust peita. See on lihtne jälle minu subjektiivne mõtlemine. Ja näete, energiategur mängib võtmerolli kaupade tootmisel ning tooraine, pooltoodete, valmistoodete transportimisel, kuid energia üleminek fossiilkütustel tuule- ja päikeseenergiale läheb tervetele majandusele kalliks maks. Saksamaa, kes esitleb end globaalse tee rajajana, on selleks suurepärane näide. Sakslased kirjutavad iseendast oma ajalehes, et ta on kõige parem näide, et poisid, õppige, kui te väiksemad olete. Ja küll ta mõtleb jälle välja. Ja vaatamata miljarditele investeeringutele nendesse elektrijaamadesse ei ole Saksamaa Liitvabariik saavutanud CO2 heitkoguste märkimisväärset vähendamist. Kliimafanaatikute peamine eesmärk on vähendamine. Võtame CO ära, matame maa sisse ja siis on läinud kõik põleb. Ega taganud odavat elektrivarustust. Vastupidi, eelkõige söö- ja gaasielektrijaamad toimivad varu- ja reservenergiana, vähese päikese ja tuule korral. Näete, selle märksõna Saksamaal ongi sünge madalseis. Saate vaadata, kui lööte Reporter selle lahti, siis seal on see sünge madalseisust pikemad jutt. Need on võrgu stabiilsuse tagamiseks kallid paralleelsed struktuurid. Rääkimata sellest, et need söö- ja gaasielektrijaamad pakuvad baaskoormuste elektrit, samas kui tuule- ja päikeseelektrijaamad toodavad elektrit vaid vahelduva võimsusega. Ja nagu hiljuti Hispaanias nähti, ei võimalda nende elektrivõrku must käivitust elektrikatkestuse ajal. Näete, see must käivitus ongi see, kui seal mingi suur katkestus juhtub, siis on vaja need varugeneraatorid, gaasijaamad käima tõmmata ja kui nad on välja lülitatud, nendel on sisse töötamise aeg, nad peavad üles soojendama ennast, siis alles jõuab auruga generaatori rattaid ringi vedada ja siis tuleb alles seda voolukest. Nii, ja näete, mis räägib jälle Saksast edasi, tuumaelektrijaamade hävitamine, nagu ma ütlesin, 33 oli, saaks 6 tükki kohe käima saada sellest VNN-is, World Nuclear News on kirjas, kus tehnokraadid, kes veel Saksamaalt ära ei ole läinud Ameerikasse kuhugile ja küll nad lähevad Ameerikasse või Venemaale, kui oma kodumaal ei ole neil tööd. Ja ideoloogiline sõda Vene maagaasi vastu on olukorda veelgi süvendanud ja samal ajal, kui nad kiitlevad sellega,
et nad on suuresti vähendanud oma sõltuvust odavast Vene gaasist ja looni uusi sõltuvusi Norrast ja USA-st nende kalli veeldatud maagaasiga, kasvab ka nende sõltuvus Hiina päikesepaneelide ja tuuleelektrijaamade osas. Samal ajal tõusevad kulud. Saksamaa on üks kõrgemate elektrihindadega riike. Võite vaadata, kui lööte energia EU lahti, seal on energiahinnad, saate Euroopas teada, palju täna on, kuigi neil on kõik tuumajaamad ja kõik ole. Sest kogu seda infrastruktuuri tuleb kuidagi rahastada. Mäng, näete, ütleb, see on mäng, see ei ole normaalne tegevus, mis on tekkimas üle maailma, kus üha rohkem raha investeeritakse tuule- ja päikese elektrijaamadesse, olgu see siis Ühendkuningriigis või Californias, kõikjal, kus energia üleminekut kiiresti edasi tõugatakse, muutub see ka kalliks. See saate vaadata sealt lehelt, kui sinised need lõigud on kõik põhjendused, kus on see suuremalt lahti kirjutatud. Ja see loob ka uusi energiasõltuvusi. Kui varem sõltus see peamiselt nafta, maagaasi või söötarnijatest, siis tänapäeval on just need, kes toodavad haruldasi muldmetalle, liitiumi, koobaltit, niklit, akude, päikesepaneelide ja tuuleturbiinide tootmiseks. See sõltuvus käputäiest teistest riikidest on, näete, ütleb ilusti, geopoliitiline haavatavus. Ei ole vaja sõda, ise tuleb sõda, kui inimene jääb ilma elektrita Saksamaal, küll nad siis seal hakkavad seda nõudma. Ja see ei ole hea lihtne nõue, sest seal on ka teisist rahvusest ei ole palju migrante. Ja näete küsimus, energiasõltumatus. Ja siis seal küsibki, kas sa teed nalja, kas sa mõtled seda tõsiselt. No võt, rääkimata sellest, et nende toorainete massilise kaevandamisega kaasneb tohutu keskkonnareostus ja inimõiguste rikkumised, näiteks laste tööjõu kasutamine Kongo demokraatlikus vabariigis. Näete, siin on ka demokraatlik vabariik, aga võib kasutada, me oleme ka demokraatlikus. Keskkonnasõbralikkuse mõttes pole selles mitte midagi rohelist. Lisaks on üha selgemaks saanud, et uute energiatootmismeetodite, näiteks tuumasünteesi energia uurimine, oleks varustuskindluse ja madalate hindadega seisukohast mõistlikum, kuid keskenduda tuule- ja päikese elektrijaamadele, mis on lõppkokkuvõttes kallid, ebastabiilsed ja loovad uusi sõltuvusi. Näete, sa ei saa ise teha, aga siia vahe väike märkus, Eesti saaks praegu sõltumatu küll olla, kui ta unustaks selle CO2 ära, mida teised juba proovivad unustada ja remondiks ja paneks oma Narva elektrijaamad põlevkiviga käima. Ja mis võin ka öelda natuke juurde, näete, kui see asjad siin paranevad, Slantsõi on ka üle Peipsi järve on selline põlevkivilinn, sealt saaks ka põlevkivi hankida hiljem kokkuleppel diplomaatilisega, sest piir nagu vanasti oli ka teisel pool elasid sugulased. Ja näed, lähme siis edasi. Järgmine ja näete, pealkiri või vahemärkus, sellega lõpetame need uued sõltuvused suveräänsuse asemel. Näete, mis sakslased ise teevad endale. Näed, energia apologeenid kordavad oma mantraid. Nagu, näete, meil on samasugused mantrad, proovige mõelda. Iseseisvus Venemaast, lõikasime lahti, lõikasime. Nemad siin ei ütle, et nad said okupatsioonist lahti. No meie saime okupatsioonist lahti. Näed, CO2 heitkoguste vähendamine. Milleks neid vähendada? Loodus on tasakaalu organism, nagu siin ennem eelmises oli, et need suhkru asendajad, need on täpselt selline asi, mis asendab, aga ta ei anna suhkrut, ta teeb maitset, aga kasvatab ei tea mida sees.
näete, kaks asja on, et vähendada tuleb Saksamaa, kuid karm reaalsus näitab teistsugust pilti. Saksamaa on loobunud oma energiasuveräänsusest, näete, seda ei ole tal enam kõik. Meie veel oleme, ma ka ei usu seda hästi. Kuidamoodi, näete. Ja asunud uutesse sõltuvutesse, näete, Hiina päikesepaneelidest, haruldastest muldmetallidest, tuuleturbiinide jauks ja kallitest veeldatud gaasidest välismaal. On midagi sarnasust ka meil, aga meie territoorium on väike ja rahvaarv on väiksem kui Saksamaa. Praegune tuulekriis on enamat kui lihtsalt meteoroloogiline nähtus, näete, ta ütleb enamat, kuidamoodi. Mina mõtlen ka samamoodi, et peaks sealt ka looduse poolt üht kui teist, et metsad võtame ära eest ja siis võib-olla saame tuult hankida. See on tõehetk riigile, mis ohverdab oma tööstusbaasi ja õitsengu kliimapoliitika dogmade altari. Tuuleenergia ettevõtete miljonitesse ulatuvad kahjud on vaid sügava kriisi eelkäija. Mõelge nüüd, see on selline lause. Kriisid tulevad ja lähevad, aga ise tehtud on see sügav kriis, sellest annab välja ronida. Tegelikult kulud kannavad, kes Saksa töötajad, keskmise suurusega ettevõtted ja pensionärid, kes oigavad plahvatuslikult kasvavate energiahindade all. See on midagi sarnasust siin Eestiga, ise mõelge. Saksamaa seisab ajaloolisel ristteel. Kas vabaneb ta ideoloogiliselt juhitud energiapoliitika haardest või jätkab oma allakäiku tööstusriigina? Ja loodusseadusi, näete see, kes siin selle artikli on kokku pannud, kasutab ka minu mõtet, et loodusseadusi ei saa poliitiliste dekreetidega tühistada. See on valus õppetund, mida Berliin praegu valusalt õpib. Tal on veel õppimise aega. Nii. Ja sellega saame nüüd kokku võtta. Näete, et siin on üht kui teist kõigile mõtlemiseks. Me kahekesti siin saates võime siin soovida rääkida, aga kui see nüüd valitsusse ja erakondadesse igale poole kuhugile ei kipu minna ja katsume ikka oma pea ja oma moodi mõelda, siis näete, Saksamaa on väga suureks näiteks. Seal on ka praegult, aga olukord on muutumas. Paneme seda tähele ja küll me järgmistes saadetes näeme, kuidas asjad juba liiguvad. Sest Trump, nagu siin saates on suured, need avamere tuulepargid kinni pannud, Shell on miljardid minema visanud, kui te mäletate, ja nii edasi, nii edasi. Nii et minu poolt on kõik. Siinkohal ütlekski täienduseks. Kõiki sääraseid muutusi seadusandluses põhjendatakse alati rahva tervisest hoolimisega. Olgu selleks siis suhkrumaks või alkoholi aktsiis. Kõike head ja nägemist. Nägemist. Meil on Eestile plaan B.